Hetty Green oli üks kõige omapärasemaid isikuid, kes Ameerika ärimaailmas kullatud ajastu kõrgajal esile kerkis. Vaatamata sellele, et Hetty oli üks rikkamaid naisi Ameerika Ühendriikides, oli tal tohutu kitsipunga maine ning hiljem sai temast isegi tuntud Wall Streeti nõiana. Siin uurime tema elu ja lugu, kuid enne seda kaaluge tellimist, kui teile selline sisu meeldib. Henrietta Howland Robinson sündis 21. novembril 1834 Massachusettsi osariigis New Bedfordi linnas vanematele Edward Mott Robinsonile ja Abby Howlandile. Ta pärines väga jõukast perest ning tema perekond juhtis piirkonna suurimat vaalapüügilaevastikku. Samuti oli perekond seotud USA kaubandusega Hiinaga. Sel ajal, kui Ameerika kaubandus Aasia riigiga oli tugevalt kaitstud ja ainult vähestel inimestel oli lubatud sellega tegeleda. Kasvanud üles ärimeeste keskel, hakkas ta peagi ka ise äriga tegelema. Lapsena hakkas ta lugema aktsiaraporteid ja finantslehti ning 13-aastaselt töötas ta juba pereettevõttes raamatupidajana. Juba noorest peale sisendati talle kokkuhoidlikkust ja huvi raha teenimise vastu. Ühel korral ütles Henrietta ühele ajakirjanikule: "Mu isa ütles mulle, et ma ei tohi kellelegi midagi anda, isegi mitte lahkust." Henrietta, kes sai juba noorelt lühendatud nime Hetty, ei teeninud oma esimest varandust ise. Kui tema ema suri 1869. aastal, oli Hetty vaid 25-aastane. Ta jättis suurema osa oma varast abikaasale, kuid Henrietta sai maja, mis oli tänapäeva rahas väärt üle $250 000. Seejärel mitmekesistas tema isa pereäri, investeerides New Yorgi laevandusettevõtetesse ja ostes riigi võlakirju, mis maksid uskumatult tulusat 6% aastaintressi. Riik oli just üle elanud Ameerika kodusõja ja majanduse ülesehitamisel oli võimalik palju raha teenida. Hetty isa läks tol ajal väga hästi, kui ta suri 5 aastat pärast oma naist 1865 aastal, jättis ta Hettyle $6 miljonit, mis tänapäeval oleks üle $100 miljoni. Umbes samal ajal suri ka tema tädi, jättes oma õetütrele korraliku $2 miljoni suuruse päranduse. Kuigi pärandused said järgnenud aastatel pikaajaliste kohtuvaidluste objektiks, sai ta ka $100,000 sularahas ning see raha kokku tegi Hettyst väga rikka naise. Tema otsusekindlus ise oma rahalisi asju juhtida ilmnes ka tema abielu kokkuleppes. 1860. aastate alguses kohtus ta ja alustas suhet Edward Henry Greeniga, Bostonis tegutseva ärimehega, kelle finantstehingud hõlmasid ka Hiina kaubandust. Ka tema oli miljonäär, nii et kui tema ja Hetty 1867 aastal abiellusid, nõudis ta, et sõlmitaks kokkulepe, mille kohaselt poleks mehel õigust tema rahale ega varale. Hiljem sündis neil 2 last. Edward, kes sündis 1868 aastal, ja Harriet, keda tunti Sylvia nime all, sündis 1871 aastal. Mõlemad sündisid Londonis, kuhu paar oli 1860. lõpus ja 1870. alguses mõneks aastaks kolinud. Hetty ja Edward läksid lõpuks 1888 aastate keskel lahku, kuigi nad jäid abiellusse ja leppisid hilisemas elus osaliselt ära. Nende tülitsemise põhjuseks oli see, et Edward sattus rahalistesse raskustesse pärast nende naasmist Ameerika Ühendriikidesse 1873 aastal. Mitmel korral pidi ta teda rahaliselt aitama, andes talle raha. Aga selleks ajaks oli tal juba rohkem kui küllalt raha, sest Hetty Greenist oli saanud üheks silmapaistvamaks investoriks Ameerika kiiresti kasvavas finantskapitalis kullatud ajastul. Wall Street asub Manhattani saarel New Yorgis. Hetty tuli Ameerika ärimaailma niinimetatud kullatud ajastul. See oli esimene globaliseerumise ajastu, kuna raudteede, elektri, telegraafi ja telefoni levik avas suured maailma piirkonnad.
kui see toimus koos suure tööstusliku laienemisega sellistes riikides nagu Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Saksamaa ja Venemaa, leidis aset tohutu majanduslik buum Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Selle tulemusena tekkinud jõukuse kasv ja uue rikaste ärimeeste ning töösturite aristokraatia teke viisid selleni, et perioodi 1870 aastatest kuni 1900 aastateni hakati Ameerikas nimetama kullatud ajastuks. Siiski tuleb märkida, et ühiskonna vaesamate kihtide jaoks oli see aeg ränga vaesuse ja kohutavate töötingimuste periood. Ameerika kullatud ajastu ajal kujunes Wall Street New Yorgi ja kogu riigi finantskeskuseks. See tänav, mille nimi tuleneb sellest, et New Yorgi linna põhjaäärne vall kulges mööda seda. See piirkond, mis 17. sajandi lõpus hakkas kujunema USA finantspealinnaks 19. sajandi alguses pärast Erie kanali valmimist 1821 aastal. Kanaal ühendas suured järved New Yorgi linnaga ja selle tulemusena kasvasid Chicago ja teised järvede äärsed asulad 19. sajandi keskel kiiresti. New Yorgist sai nüüd kogu Atlandi ookeani ja kiiresti areneva suurte järvede piirkonna vahelise mereliikluse värav. Nii hakkasid finantshuvid kogu Wall Streetil kinnisvara kokku ostma ja sellest sai peagi idaranniku finantskeskus. 1860 ja 1870 aastatel asutasid siin oma ärid mitmed mõjukad ettevõtted ja ärimehed, nagu J.P. Morgan, John D. Rockefeller, American Tobacco Company, General Electric ja Charles Dow. Seetõttu algas Wall Streetil periood, kus ainuüksi selle nime mainimine muutus Ameerika finants- ja ärimaailma sünonüümiks. See tipnes 1889. Aastal, kui Wall Street Journal hakkas ilmuma kui ametlik ajaleht aktsiaraportite ja finantsuudiste kohta. See oli see Wall Street, kus Hetty Green hakkas 19. sajandi viimasel veerandil oma kohalolekut tundma andma. Isegi siis, kui Greenid elasid Londonis, oli Hetty juba hakanud investeerima Wall Streetil kaubeldavatesse Ameerika võlakirjadesse. Alguses investeeris ta oma isalt päranduseks saadud varaintressid, suunates selle raha raudtee võlakirjadesse, ajal, mil riiki ühendati kiiresti raudteeliinidega. Ta ostis ka märkimisväärses koguses rohelisi paberrahasid. See oli hädaabiraha, mida Uniooni valitsus trükkis suurtes kogustes aastatel 1861–1865, et katta kodusõjast Lõunakonföderatsiooniga tingitud tohutuid kulutusi. Need rohelised dollarid olid järgnenud aastatel väärtust kaotanud, kuid Hetty hoidis neid endiselt suurtes kogustes. Ta sai 1875 aastal sellest kõvasti kasu, kui president Ulysses S. Granti administratsioon otsustas kriisi tõttu neid rahatähti kuldaga tagada. Nende rahatähtede väärtus kasvas tohutult ja Hetty teenis märkimisväärset kasumit. See kõik oli osa tema laiemast investeerimisfilosoofiast. Osta siis, kui hinnad on madalad ja keegi ei taha neid, ning hoida neid seni, kuni hinnad tõusevad ja inimesed lähevad hulluks, et neid saada. Aastate möödudes tema varandus aina kasvas, ulatudes kümnete miljoniteni ning lõpuks sai temast New Yorgi linna omavalitsuse üks peamisi laenuandjaid. Kui kullatud ajastu hakkas lõppema ja tõsised majandusprobleemid tabasid Ameerika majandust nii 1890-ndatel kui ka 1900-ndatel aastatel. Ühel hetkel arvati, et ta oli kogu New Yorgis suurim eraisikust rahalaenu andja ning selleks ajaks oli temast saanud Wall Streeti kuninganna. Siiski oli Hettyle antud ka teine, vähem meenitav hüüdnimi. Paljude jaoks oli talle pandud hüüdnimi Wall Streeti nõid. See hüüdnimi tuli tema kurikuulsa vastumeelsuse tõttu raha kulutada, hoolimata tohutust isiklikust varandusest ning tema isikliku hügieeni või selle puudumise tõttu. Alustuseks elas ta peaaegu ränduri elu. Kuigi tal oli kontor Chemical Bankis Broadwayl, otse Wall Streeti lähedal, ei olnud tal siiski kindlat elukohta. Ta liikus hotellide, pansionide ja üürikorterite vahel.
Näiline põhjus selleks oli, et ta ei soovinud New Yorgis kodu osta, sest siis oleks ta pidanud maksma linna kinnisvaramaksu. Kuid ta vahetas elukohti ka selleks, et maksukogujate eest kõrvale hoida. Tema kitsidus ulatus isegi selleni, et ta ei maksnud makse. Veelgi enam, Hetty oli nii kitsi, et väidetavalt ei kasutanud ta kunagi sooja vett ega pannud talvel kütet sisse. Väidetavalt ei pesnud ta ka kunagi käsi ja selle tõttu olid tema küüned alati mustad ja koorikuga kaetud. Pealegi väitsid paljud, et ta haises, eriti suvekuudel. Tema lõhn olevat olnud nii talumatu, et need, kes temaga samas kontoris töötasid, hoidsid temast nii kaugele kui võimalik. Ta vältis isegi arsti juurde minekut ja otsustas raha säästa pärast 20 aasta pikkust vaevlemist valuliku songa käes. Siis ei jäänud tal muud üle, kui operatsioonile minna. Vaatamata oma tohutule varandusele oli ta tasu pärast nördinud ja püüdis maksmisest kõrvale hiilida. Tema kurikuulsast kitsidusest liigub lugematul hulgal lugusid, kuigi mõned neist võivad olla lihtsalt jutud. Arvati, et ta kandis iga päev ühte ja sama musta kleiti ning tegi seda seni, kuni see oli nii kulunud, et muutus täiesti räbaldunuks ja mustusest roheliseks. Ja alles siis ostis ta endale uue lihtsa musta kleidi. Teine lugu väidab, et ta veetis kord tunde otsides tõllas marke, mis olid kaduma läinud. See oli väärt 2 senti. See margilugu ei pruugi tõsi olla, aga arvestades tema mainet ei saa kunagi päris kindel olla. Kuid pole kahtlustki, et Green kandis tavaliselt musta kleiti, ilmselt osaliselt oma kveekerlikust usutaustast ja osaliselt oma kitsiduse tõttu. Selle kohta ütles Hetty, lihtsalt sellepärast, et ma riietun tagasihoidlikult ega kuluta varandust kleitidele, öeldakse, et olen imelik või hull. Siiski oli Hetty Greeni innukal varanduse kaitsmisel määramatult rohkem negatiivseid külgi. Ta ei kiitnud heaks oma tütre Sylvia kosilasi, hoolitsedes selle eest, et Sylvia jäi 30-ndatesse eluaastatesse vallaliseks. Hetty umbusk tulenes tema kahtlusest, et igaüks, kes tema tütrega kohtamas käib, ihkab kindlasti tema varandust, millest Sylvia kunagi suure osa pärib. Lõpuks kohtus üks kosilane, Matthew Astor Wilkes temaga ja sai tema tingimusliku heakskiidu. Põhiliselt sellepärast, et ta oli väga rikka Astorite perekonna vähem tähtis liige ja tal oli ka endal iseseisvat varandust. Siiski, enne kui Sylvia ja tema 1909. aastal abiellusid, nõudis Hetty, et ta kirjutaks alla lepingule, millega loobub igasugusest nõudest Sylvia pärandatavale varandusele. Kuid kahtlemata oli kõige kohutavam juhtum Hetty Greeni raha kulutamise vastumeelsuses ja kinnisideelises varanduse kaitsmises seotud tema poja Edwardi ehk Nedi lapsepõlves, kui ta murdis oma jala. Hetty ei olnud nõus maksma kalli arstiabi eest ja püüdis teda viia tasuta kliinikusse. Kuid kliiniku administraatorid tundsid ta ära ja keeldusid teenust osutamast, kuna tol ajal olid tasuta kliinikud mõeldud vaid vaestele ja madalamale keskklassile. Samal ajal kui Wall Streeti kuninganna oleks võinud endale hõlpsasti lubada parimat arstiabi New Yorgis. Sellest keeldumisest häirimata otsustas Hetty oma poja vigastust ise ravida. Järgnenud nädalatel haav ei paranenud korralikult ja lõpuks tekkis gangreen. Nedi jalg tuli amputeerida ja edaspidi kasutas ta korgist valmistatud proteesi. Vaatamata sellele juhtumile töötas Ned hilisematel aastatel oma ema heaks ja pärast pikka perioodi, mil ta korraldas tema äriasju ja makse Chicagos, naasis ta New Yorki. Ta veetis oma viimased kuud koos Nediga ning tal oli lõpuks püsiv elukoht. Ta suri 3. juulil 1916, olles 81-aastane. Selleks ajaks oli tal väidetavalt Ameerika rikkaima naise maine. Tõepoolest, tema vara, mis jagati Edwardi ja Sylvia vahel, ulatus tõenäoliselt 100 kuni 200 miljoni dollarini. See summa vastaks tänapäeva rahas umbes 2,5 kuni 5 miljardi dollarini. Ja seetõttu võib kergesti öelda, et Hetty Green oli tol ajal vaieldamatult maailma rikkaim naine.
Huvitav, kas Hetty Green leidis kunagi selle 2-sendise margi üles? Erinevalt oma emast nautis Edward oma rikkust ja talle meeldis pidutseda. Ta ei hoidnud tagasi oma päranduse kulutamisega. Ta ehitas mõisa Round Hilli Massachusettsis, kogus märkimisväärse margi ja mündikogu ning tegi isegi ühiskonnale heldeid annetusi. Oma ema pärandusega sai Hetty tütar Sylvia üheks Ameerika rikkaimaks naiseks ning kui tema vend Edward suri 1937 aastal, päris ta ka peaaegu kogu tema vara. Sylvia Green Wilksil polnud lapsi ega ka tõelisi lähedasi sugulasi. Ta suri 1951 aastal ja jättis maha umbes $19 miljoni suuruse pärandvara pärast maksude tasumist. Alguses ei suudetud tema testamenti leida, kuid lõpuks leiti see plekk kapis. Sylvia lähim geneetiline sugulane, tema nõbu, mainiti testamendis ja talle jäeti $5000. Aga ta läks kohtusse ja talle määrati lõpuks $140,000. Ülejäänud vara jagati heategevusorganisatsioonide, koolide ja haiglate vahel. Nii läks lõpuks suur osa Wall Streeti nõia suurest varandusest, mida ta ise nii väga kulutada ei tahtnud täiesti võõrastele inimestele. Tere kutid, loodan, et teile meeldis video. Tänase õhtu video jutustas härra Knox. Kui sulle meeldivad hirmutavad lood, leiad minult neid veel sealt. Linki leiad kirjendusest. Aga praegu aitäh sulle. Telli kanal Forgotten Lives ja näeme järgmises videos, kui tavaline jutustaja naaseb.